Kui maailm on Ukraina kohta midagi õppinud tema sõjas Venemaaga, siis seda, et see riik on täis üllatusi. Ukraina ei mängi tavapäraste reeglite järgi ega järgi ootuspäraseid sõjalisi standardeid. Selle asemel see uuendab, see rajab teed, see teeb asju teisiti. Sageli seetõttu, et tal pole muud valikut. Tal pole ju hiiglaslikku sõjalist eelarvet ega tohutuid ressursse nagu Venemaal. Seetõttu on ta pidanud kohanema keeruliste tingimuste ja kitsaste piirangutega, et seni konfliktis ellu jääda ja edu saavutada. See pole kusagil ilmsem kui Ukraina õhujõududes, mis on kahtlemata üks kõige kummalisemaid õhujõude maailmas täna. Tõepoolest, samal ajal kui paljud teised suured sõjalised jõud maailmas keskenduvad oma õhujõudude lihtsustamisele ja lennukipargi ühtlustamisele, on Ukraina läinud vastupidises suunas, arendades oma relvajõudude õhuharu üha mitmekesisemaks ja keerukamaks. Ükski teine riik ei tee seda. Ja pealtnäha võib see tunduda täiesti hullumeelse otsusena, mis eirab nii loogikat kui ka mõistust. Kuid kui natuke sügavamale vaadata, ja see võib osutuda veel üheks Kiievi komandööride meistrilöögiks, mis muudab nende õhuväe lõpuks oluliselt tugevamaks kui kunagi varem. Selleks, et mõista, mis teeb Ukraina õhuväe nii erinevaks, peame kõigepealt uurima, mis teeb paljud teised nii sarnaseks. Vaadake paljusid maailma õhuvägesid ja märkate ühist suundumust. Tavaliselt kasutavad nad vaid ühte või kahte peamist hävitajatüüpi. Prantsusmaa näiteks toetub peamiselt oma 4,5 põlvkonna Dassault Rafalile ning omab ka väiksemat Dassault Mirage 2000 lennukiparki. Saksamaa reaktiivlennukipark keskendub peamiselt Eurofighter Typhoonile, mida täiendavad Panavia Tornadod. Suurbritannia kasutab samuti Typhooni, samuti ka Ameerika Lockheed Martin F-35B Lightninguid. Sarnane olukord on kogu Euroopas ja mujalgi. USA on selles osas haruldane erand, kuna neil on tunduvalt suurem sõjaline eelarve kui ühelgi teisel riigil maailmas, mis võimaldab neil kasutada ja hooldada palju mitmekesisemat lennukiparki. Enamik riike järgib siiski sama strateegiat ning paljude sõjalise moderniseerimise programmide ühine eesmärk on õhujõudude lennukipargi lihtsustamine, muutes keerulised ja mitmekesised lennukipargid väiksemateks ja lihtsamateks. Selleks on kaks suurt põhjust, hind ja keerukus. Isegi suhteliselt lihtsad lahingulennukid on väga kallid, makstes sageli kümneid või $100 miljoneid ühe lennuki kohta. Ja need ei ole kallid mitte ainult valmistamisel, vaid ka hooldamisel. Näiteks tuleb maksta keerukate mehaaniliste osade ja komponentide parandamise ja asendamise eest, mis moodustavad need inseneriteaduse imed. Samuti kaasnevad kulud logistika, tarneahelate ja pilootide väljaõppega. Mida rohkem erinevaid lennukitüüpe riik kasutab, seda suuremaks need kulud kasvavad ja keerukus suureneb. Näiteks õhuvägi, mis kasutab 3 väga erinevat lahingulennukit, vajab iga ühe jaoks eraldi pilootide väljaõppeprogramme ning konkreetseid varuosi, et iga lennuk oleks töökorras ja valmis kasutusele võtmiseks, kui seda vaja läheb. Mitmekesiste ja keerukate lennukiparkidega kaasnevad ka strateegilised keerukused. Kui komandöridel on valida väga erinevate lennukite vahel, peavad nad pidevalt kaaluma iga lennuki plusse ja miinuseid, et otsustada, millist neist konkreetses olukorras kasutada. Kui neil on aga kasutada 1 või 2 mitmeotstarbelist lennukit, muutub kõik lihtsamaks, odavamaks ja kiiremaks. See on ka põhjus, miks nii paljud uusimad reaktiivlennukid, kui ka need, mis on praegu arendamisel, on loodud võimalikult paindlikeks, et nad suudaksid täita mitmeid ülesandeid ja täita laia valikut rolle. Näiteks F-35 on sõjalises maailmas tuntud kui universaalne tööriist, mis suudab täita mitmeid erinevaid ülesandeid. See suudab sujuvalt vahetada õhk-õhk lahinguoperatsioonide, maatoetuse missioonide ja luureülesannete vahel vastavalt vajadusele. See ei tähenda, et poleks enam sõjavägesid, kes kasutavad erinevaid reaktiivlennukeid, ega ka seda, et sellisel lähenemisel poleks eeliseid. Lennukipargi mitmekesistamine võib teatud olukordades olla tark samm, kuid üldiselt liiguvad enamik suuremaid sõjavägesid samas suunas, lihtsamate ja tõhusamate õhujõudude poole, kus on vähem reaktiivlennukite tüüpe kui varem. Mitmed NATO liikmesriigid kasutavad näiteks vaid ühte tüüpi reaktiivlennukeid. Siis on aga Ukraina, ja Ukraina teeb asju hoopis teistmoodi. Nemad ei kasuta mitte ainult ühte või 2 tüüpi hävituslennukeid. Nad ei kasuta isegi mitte ainult 3 või 4 tüüpi. Värskeimate andmete kohaselt on neil peagi kasutusel vähemalt 8 erinevat hävituslennuki mudelit, mis on loodud 4 erinevas riigis. Peaaegu ükski õhuvägi maailmas ei kasuta nii mitmekesiste keerulist lennukiparki ning pole raske mõista, miks see nii on. Christoph Bergs, Royal United Services Institute'i lennundusanalüütik, selgitas Raadio Vaba Euroopale, Raadio Vabadusele, et enamik riike väldib selliseid lennukiparke. Selle põhjuseks on mastaabisäästu kaotus ja vajadus luua põhjalik väljaõpe, tugi ja hoolduskorraldus iga lennukitüübi jaoks.
Kui keegi teine seda ei tee, siis miks Ukraina seda teeb? Et sellest aru saada, peame kõigepealt ajas tagasi minema ja vaatama Ukraina õhujõudude senist ajalugu. Kui Nõukogude Liit 1991 aastal lagunes, Ukraina päris tegelikult ühe maailma suurima sõjalennukite laevastiku. Nende varude hulka kuulus umbes 2000 lennukit, sealhulgas Tuha 160 ja Tuha 295 strateegilised pommitajad ning sajad nõukogudeaegsed hävitajad nagu MiG-29, Su-27 ja Su-24. See tohutu laevastik andis Ukrainale võimaluse läbi viia peaaegu igasuguseid õhuoperatsioone, mida tal võis vaja minna, kuni tuumastrateegiliste rünnakuteni välja. Kuid 1994 aastal nõustus Ukraina Budapesti julgeolekutagatiste memorandumiga, nõustudes loovutama oma tuumarelvad Venemaale, kes omakorda lubas austada Ukraina iseseisvust, suveräänsust ja piire. Nagu me nüüd teame, keeldus Venemaa lõpuks oma lubadust täitmast. Aga 1990-ndatel oli Kiievil täielik usaldus, et Moskva peab kokkuleppest kinni. Seega, uskudes, et ta on igasuguse sissetungi või suuremahulise rünnaku eest kaitstud, hakkas Ukraina oma lennukiparki lammutama. Aastate möödudes lammutati, müüdi või anti lihtsalt üle sadu lennukeid, sealhulgas kõik alates pommitajatest kuni hävitajate, treeninglennukite, transpordilennukite, tankerlennukite ja ründekopteriteni. Need üleminekud tõid riiki miljoneid dollareid, kuid jätsid selle sõjaväe tõsiselt varustamata, juhuks, kui peaks puhkema konflikt. Siis, 2014 aastal, Ukraina reaalsus pöörati pea peale, kui Vene eriüksused imbusid riiki ja võtsid Krimmi poolsaare üle kontrolli. See juhtus nii kiiresti. Ukrainal oli vähe aega, et mingisugunegi kuidagi reageerida. Aga üks asi oli valusalt selge. Budapesti memorandum oli rikutud ja Kiiev ei saanud enam loota julgeolekugarantiidele, mis olid seni mõjutanud paljusid nende sõjalisi otsuseid. Varsti pärast Krimmi annekteerimist aktiveeriti Ukraina õhujõud sisuliselt uuesti. Vanad veteranid toodi teenistusse tagasi, õpetades ja koolitades uut põlvkonda piloote õhusõjakunstis. Samal ajal asusid insenerid tööle, et taastada, parandada ja moderniseerida mõnikümmend konserveeritud hävitajat, nagu Su-27 ja Mi-29, mis olid aastakümneid vanades sõjaväeladudest tolmu kogunud. Ukraina pöördus samuti liitlasriikide poole, et aidata end sõjavõimaluseks ette valmistada, saates noori piloote oskusi lihvima Norra õhuväe akadeemiasse Trondheimis. See polnud palju, aga see oli midagi ja Ukraina hakkas samuti investeerima kaasaegsetesse õhutõrjesüsteemidesse ja droonidesse, mõistes, et kui sõda peaks puhkema, ei oleks nende õhuvägi kaugeltki piisav, et Vene omaga võistelda. Hoolimata nendest pingutustest ja edusammudest olid 2022 aasta veebruariks, kui Vene väed üle piiri Ukrainasse tungisid, Kiievi kaitseväel oli kasutada vaid 120 lennukit ja neist oli tegelikult kasutuskõlblik vaid kolmandik, ütles tollane ülemjuhataja Valeri Zalužny. Venemaal oli samal ajal üle 4000 lennuki ning lisaks vahendid ja ressursid, et toota sadu, kui mitte tuhandeid veel. See oli täielik ebavõrdsus ja Ukraina sai peagi aru, et kui neil on üldse mingigi võimalus sõjas ellu jääda, peab midagi muutuma. Aga enne kui me seletame, mis edasi juhtus, on meil veel palju sellist sisu. Kui sellest sõjasaatest on sulle kasu, siis ära unusta tellida. Venemaa ja Ukraina sõja esimesed kokkupõrked hävitasid peaaegu täielikult Ukraina õhuväe. Tõepoolest, juba esimestel tundidel pärast rünnaku algust, 24. veebruaril 2022, Vene väed sihtisid spetsiaalselt Ukraina õhuväe varasid ja infrastruktuuri, pommitades arvukaid lennuvälju, baase ja kütusehoidlaid. Õnneks Ukraina jaoks olid paljud nende lennukid kas juba õhus või peidetud teistesse kohtadesse, mistõttu suutsid need ellu jääda. Siiski näitasid järgnevad päevad, kui palju tugevam oli Vene õhuvägi. Vene piloodid tegid kuni 200 väljalendu päevas. Kiievi piloodid tegid samal ajal umbes 5-10 väljalendu, sest neil tuli hakkama saada oma suhteliselt tagasihoidliku lennukipargiga, mis koosnes 4 Nõukogude reaktiivlennuki tüübist: MiG-29, Su-24, Su-25 ja Su-27. Ukraina liitlased nägid, et riigi õhuväe päevad olid loetud ja nad mõistsid, et just neil tuleb midagi ette võtta. Seetõttu hakkasid nad oma enda varusid läbi vaatama, et leida sobivaid lennukeid, mida Kiievile saata. Näiteks kogu 2023 aasta jooksul erinevad Kesk- ja Ida-Euroopa riigid saatsid osa omaenda nõukogudeaegsetest hävituslennukitest Ukraina vägede täiendamiseks. Näiteks Slovakkia ja Poola andsid üle mõned MiG-29 ja kuigi ta oli nende täienduste eest tänulik, jäi Ukraina president Volodymyr Zelenski lootma, et mõned läänemaailma suurriigid annavad Kiievile kunagi kaasaegsemaid, arenenumaid ja võimekamaid hävitajaid. See võttis aega, kuid lõpuks sai ta, mida soovis. 2024 aastal esimene partii USA's ehitatud F-16 hävituslennukeid
maandus ametlikult Ukraina pinnal, tuues Ukraina õhujõudude lennukipargi kokku 5 erineva reaktiivlennukitüübini. Seejärel pidi riik läbi viima intensiivset pilootide väljaõpet, samal ajal hankima simulaatoreid, varuosi ja tugitaristut, enne kui F-16D lõpuks operatiivteenistusse võeti. Sellest ajast alates on neist saanud väga tõhusad lennukid, moodustades umbes 80% kõigist Ukraina lahingulendudest ning osutudes äärmiselt kasulikuks nii Vene rakettide ja droonide tõrjumisel kui ka maapealsete sihtmärkide ründamisel. Mitmed teised riigid on vahepealsetel aastatel samuti andnud Ukrainale täiendavaid F-16 lennukeid. Ja 2025 aastal Kiievi õhuvägi sai veel ühe põneva täienduse, Mirage 2000. Esimest korda lendas see 1978 aastal. See Prantsuse hävitaja on olnud Prantsuse õhuväe põhijõud aastakümneid ning on osalenud paljudes konfliktides läbi aastate, alates Lahesõjast kuni Afganistani sõja ja Süüria kodusõjani. Erinevad sõjaväed üle maailma kasutavad neid endiselt, sealhulgas India, Hiina ja Araabia Ühendemiraadid. Mirage 2000 on osutunud populaarseks tänu oma muljetavaldavale manööverdusvõimele, võimele saavutada 2 Machi kiirust ning kaasaegsele avioonikale. Jällegi kulus Ukrainal aega, et koolitada piloote selle süsteemi kasutamiseks, kuid 2026 aasta alguseks juba ilmusid videod, kus Mirage 2000 hävitajad viisid läbi rünnakumissioone idarindel ja heitsid pomme Vene sihtmärkidele. See tähendas, et Ukrainal oli nüüd kokku 6 erinevat hävitajat, kuid sellega ei piirdutud. 30. juunil 2026 president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina ja Rootsi on allkirjastanud kokkuleppe 16 Rootsi Gripen E hävitaja ostmiseks. Paketi osana, mis sisaldab ka seotud varustust, tehniline abi ja tugi, et aidata Ukraina pilootidel ja inseneridel neid lennukeid võimalikult kiiresti ja tõhusalt kasutusele võtta ja kasutada. Nüüd, raportite kohaselt, jõuavad esimesed 16 neist hävitajatest Ukrainasse aastatel 2029 ja 2030. Ja kuigi Gripen on veidi odavam ja lihtsam võrreldes Mirage 2000 ja F-16-ga, toob see siiski kaasa mitmeid selgeid eeliseid, nagu madalad ekspluatatsioonikulud ning võime nii õhkutõusuks kui maandumiseks kasutada suhteliselt lühikesi lennuradu või maanteid, mis on Ukraina jaoks ideaalne, arvestades, et suur osa õhuväe olemasolevast infrastruktuurist sai 2022 aastal kahjustada või hävitati. Seejärel, vaid paar nädalat pärast Gripeni teadet, avalikustas Ukraina veel ühe kokkuleppe. Ühises avalduses koos oma Prantsuse kolleegi Emmanuel Macroniga Zelenski teatas, et Prantsusmaa annab peagi Ukrainale üle 4 lubatud 16 Dassault Rafale hävitajast. Esimene partii saabub pärast seda, kui Ukraina piloodid on läbinud vajaliku väljaõppe Prantsusmaal, mis algab enne 2026 aasta lõppu. Seega aastaks 2028 või isegi varem, Ukraina õhujõud peaksid kasutama kokku 8 tüüpi lahingulennukeid, mis pärinevad Nõukogude Liidust, Ameerika Ühendriikidest, Rootsist ja Prantsusmaalt. Ja selle kogu kroonijuveeliks saab kahtlemata olema Rafale, mida peetakse laialdaselt üheks parimaks tänapäeval eksisteerivaks hävitajaks, pakkudes peaaegu võrreldamatut mitmekülgsust, arenenud sensorisulanduse tehnoloogiat ja ületamatut paindlikkust, mis suudab täita kõike, alates õhukaitseoperatsioonidest kuni täppislöökideni. Väga vähesed riigid sooviksid nii mitmekesist ja keerulist õhujõudu, kuid Ukraina näib olevat selle omaks võtnud. See ei pidanud tingimata kõiki neid erinevaid hävitajatüüpe vastu võtma ja oleks võinud selle asemel oma lääne liitlastega läbi rääkida, et keskenduda vaid 1 või 2 tüübile suuremates kogustes. Eksperdid ja analüütikud väidavad aga, et Ukraina on teadlikult valinud nii keeruka lennukipargi, kuna tal on pikaajaline eesmärk lammutada oma vana, aegunud Nõukogude lennukipark ja asendada see täielikult lääne omaga. Nagu selgitab Christoph Bergs, Ukraina soovib oma vananenud Nõukogude Vene lennukipargi täielikult lääne lennukitega asendada. Seetõttu katab järgmiste aastate jooksul kasutusele võetavate Gripenite ja Rafale'ide suhteliselt väike arv esmalt üleminekuperioodi, mis hõlmab tõenäoliselt kiirendatud väljaõpet ja taktikalist integreerimist eskadrillidesse. Lühidalt öeldes, ei muuda need uued hävitajad Ukraina elu keerulisemaks. Need muudavad hoopis õhujõududele ülemineku Nõukogude tehnikalt lääne asendustele lihtsamaks. Ja see on üleminek, mis lihtsalt peab toimuma. Ukraina ei saa igavesti loota aastakümneid vanadele Nõukogude hävitajatele. Asi pole ainult selles, et need lennukid on vanemad, aeglasemad ja nõrgemad kui nende lääne analoogid, vaid ka nende hooldamine muutub üha keerulisemaks. Sest kui Venemaa hõivas 2014 aastal Krimmi, katkes varuosade ja teiste oluliste ressursside tarnimine, mida Ukraina õhujõud vajavad oma lennukite õhus hoidmiseks.
Mida rohkem aega möödub, seda vähem on Kiievi inseneridel kasutada nõukogude ajast pärit osi ja materjale. Lõpuks jõuab kätte aeg, mil vanad MiGid ja Su-25 ei ole enam lennukõlblikud. Kui see juhtub, tahab Ukraina olla valmis. Ukraina soovib, et tal oleks valmis terve lääne lennukite laevastik, mis saaks kohe õhku tõusta, jättes vanad ajad selja taha ja sümboliseerides Kiievi liikumist kaasaegsesse ajastusse. Ja Kiiev ei saa endale lubada pirtsutamist ega oodata, kuni tema lääne liitlased tarnivad konkreetseid lennukeid suurtes kogustes. Sellepärast võtab ta rõõmuga vastu kõik, mida Euroopa on valmis saatma, sõlmides lepinguid ja pidades läbirääkimisi Prantsusmaa, Rootsi ja iga teise riigiga, kes soovib abikäe ulatada. Nii kujuneski Ukraina hävituslennukite laevastik nii kirju. See polnud juhus, vaid teadlik valik. F-16D jõudsid esimestena kohale, kuna USA-l ja Euroopa liiklastel oli neid hävitajaid piisavalt ning ka palju varuosi, et neid töökorras hoida. Mirage'id saabusid hiljem, kuna Prantsusmaa oli juba sellest mudelist loobumas ja keskendus rohkem Rafalidele ning Gripenid tulid järgmisena, sest Rootsil on neid palju ning nad soovivad innukalt aidata Euroopa idatiiba kaitsta. Rafaleid on lihtsalt selle kirju jõu viimased ja potentsiaalselt parimad täiendused ja Kiievi jaoks on eelised selgelt näha. Nad saavad võimalikult kiiresti hea hulga kaasaegseid lahinguvalmis hävitajaid. Nende piloodid muutuvad veelgi kogenumaks ja võimekamaks ning õhuvägi saab ka riske hajutada. Nii et isegi kui üks neist hävitajatüüpidest mingil moel alt veab, näiteks varustuse katkemise või poliitilise kannapöörde tõttu, jääb ülejäänud laevastik siiski tugevaks. See viimane osa on eriti oluline. Ukraina on aktiivses konfliktis ja ei saa riskida sellega, et kogu nende õhuvägi jääb maa peale, lihtsalt seetõttu, et tarneahel katkeb või liitlane valib uue juhi, kes otsustab, et ei taha enam nii palju aidata. Tal on vaja väge, mis on aktiivne, tegevuses ja alati kättesaadav. Mitmekesisus teeb selle võimalikuks. Muidugi on sellel omad puudused. On üldteada, et riikidel on väga keeruline hooldada nii palju erinevaid lennukitüüpe ja Ukraina peab kulutama aega, vaeva ja raha, et koolitada oma piloote ja insenere iga uue hävitaja kasutamiseks ja hooldamiseks, enne kui seda saab kasutusele võtta. Pikas perspektiivis on aga selge, et see on vajalik samm riigi sõjalises arengus, sillutades teed parema ja helgema tuleviku poole Ukraina õhujõududele. See viib riigi tagasi nõukogude järgsetesse hiilgeaegadesse ja aitab tal mitte ainult Venemaad võita, vaid ka tulevikus ära hoida kõik võimalikud rünnakud või sissetungid oma territooriumile. Ja Ukraina liiklased ei anna mitte ainult hävituslennukeid, vaid tarnivad ka palju muid olulisi vahendeid, mis muudavad selle sõja kulgu. Poola on näiteks andnud Ukrainale ühe oma väärtuslikuma soomusmasina, millest saad kõike teada selles videos. Või kui soovid näha, kuidas Ukraina droonide armee muutub iga päevaga tugevamaks, vaata seda videot US Circa püüdurist. Ja lõpuks kindlasti telli sõjasaade, et saada rohkem värskeid uudiseid, ülevaateid ja analüüse Venemaa-Ukraina sõjast ning teistest konfliktidest üle maailma.